Tervist! Rõõm teid näha sellisel ilusal kevadisel päeval. Alustuseks saame tuttavaks. Mina olen oma viimased paarkümmend aastat tegelenud sellega, et maksimeerida tehnoloogiast saadavat väärtust erinevates organisatsioonides, nii eraettevõtetes kui riigi ja avaliku sektori organisatsioonides. Oma eelmises elus olen olnud arhitektuuri ajaloolane, arheoloog, arvutigraafik ja disainer ja ka professionaalne fotograaf, nii et niisugune kirju-mirju elu, aga kogu see kirju-mirju viis mind kunagi veebidisaini kaudu ka sellesse tehnoloogiamaailma, kus ma siis sukeldusin koodi ja kogu sellesse IT-maailma, mis mind endasse siis tõmbas sajandi alguses täie rauaga ja sellest ajast saadik olengi selle väärtusloome poolega tegelenud. Aga selleks, et ma teiega paremini tuttavaks saaks, ma küsiks 2 küsimust, et palun tõstke käed need, kes osutavad nüüd IT-teenuseid ja loovad siis tehnoloogia kaudu seda väärtust organisatsioonides. Aitäh! Ja nüüd tõstke käed need, kes on IT-kasutajad ja saavad seda väärtust IT-teenuste kasutamisest ja kes tellijatena siis positsioneeruvad IT suhtes. Veidi vähem oli neid inimesi. Okei. Aga mul on mingisugune ajaline piirang ka peal või? Ilmselt on, kõhud on kõigil tühjad, ma proovin selle oma looga mitte väga pikaks minna. Aga räägime nüüd natukene, meie teema on täna siis selline hea koostöö IT-arendustes, ehk siis me võtame nüüd väikese arenduse fookuse, aga selleks, et seda inspiratsiooni teemat siin natukene lahti arutada, räägime arhitektuuri vaadetest. Et ma palun jälle teil käsi tõsta, et kui te teete mingisuguseid hankeid selleks, et IT-süsteeme, IT-teenuseid luua, neid arendada ja me räägime sellest kõige madalamast tehnoloogilisest kihist, kus on igasugused keeled, kasutusel olevad platvormid, igasugused tehnoloogilised nõuded. Kes paneb nendesse lähteülesannetesse kaasa selle tehnoloogilise kihi dokumentatsiooni lähteülesande koosseisus? Tõstke need käed püsti. Väga vähe. Ma küsin siis ühe küsimuse ette üldisema. Kui paljud teist on seotud või tegelevad lähteülesannete koostamisega? Üksikud. Okei, selge. Siis on võib-olla natukene, neid on vähe siin, kes tellimuste ka tegelevad. Järgmine kiht on tegelikult siis kõik need rakendused, mis meil on täna olemas, et arhitektuur ja teadmine sellest, et millised tarkvarad, millised komponendid meil on olemas, mida me tahame arendada, mida me tahame välja vahetada. Kes seda dokumentatsiooni lähteülesannetesse paneb? Üks tuli. Siin on IT-inimesi rohkem, ma näen, aga te vist väga ei osale nende lähteülesannete kokkupanekul. Okei. Edasi on informatsioon, et kõikides teenustes, äriprotsessides ju voolab teave, seda töödeldakse erineval viisil ja nendel on igasugused andmete allikad, neil on igasugused semantilised väärtused, nendel on oma nõutud kvaliteet. Kes seda informatsiooni arhitektuuri dokumentatsiooni lisab lähteülesannetesse? Okei, jah. Ja nüüd on see kõige kõrgem kiht, et kogu see äriarhitektuur, et on olemas ärimõõdikud, strateegiad, teenused, kas siis avalikud teenused või kommertsteenused, on olemas igasugused seotud osapooled, erinevad organisatsiooni huvigrupid,
sealhulgas siis kõik need lõpptarbijad, kelle nii-öelda huvides me üldse midagi teeme, on ka igasugused piirangud, igasugused ärireeglid, mahud, nagu me eelnevalt kuulsime, eks ole, siin nendest piirangutest, mis võivad ühe konkreetse teenuse juures olemas olla ja kes nüüd äriarhitektuuri dokumentatsiooni loob ja haldab, hoiab ja ka arendajatele ja partneritele kättesaadavaks teeb. Okei. Ma lähen siit edasi 2 looga. Räägin ära 2 lugu reaalsest elust. Te olete nende lugudega kõik ise kursis ka, sest nad on meedias kõik läbi käinud. Eelmine valitsus siis mitte see, kes nüüd, vaid ma ütleksin siis üle-eelmine, jah, mitte see 8 kuud olnud, tegi eelnõu lastetoetuse eluea piiri tõstmise kohta, et lapsed võiksid saada olla õigustatud saama lastetoetust kuni 23. aastani. Ja Maret Maripuu, kes oli siis Sotsiaalkindlustusameti juhiks värskelt saanud, oli 2 kuud olnud seal ametis, siis sellele valitsuse soovile reageeris vastusega, et jah, vähemalt 2 aastat läheb selle soovi realiseerimiseks ja senikaua nende 110 menetlejat peaksid seda tegema, kogu seda teenust käsitööna protsessima. Ma ei hakka nendesse detailidesse minema, seda saate artiklitest ise lugeda, mis nii-öelda äriline keerukus seal taga on, võib-olla paar võtmesõna lihtsalt illustreerimaks, et kui 23-aastane on juba täisealine, ta võib seda hüvitist vanemate asemel enda kontole nõuda ja ta võib ise selleks ajaks olla juba lapsevanem näiteks, et mis siis saab, kas lapsevanemal on ka õigus saada seda hüvitist edasi. Nii et see keerukus oli palju, aga sõnum selles, et 2 aastat ja umbes 1 miljon eurot läheb selle asja arendamine maksma. Teine lugu täpselt samast valitsusest, kui 20 kevad oli meil COVID-i lockdown esimene, suurest, kõik oli suur teadmatus, 2 ärivaldkonda said väga pihta, need olid siis toitlustus ja turism, koos majutusvaldkonnaga ja kõik pandi ju kinni ja kuna arvati, et varsti läheb jälle lahti, aga kuna äridele rahavoogu peale ei tulnud, siis tekkis suur risk, et väga palju inimesi lastakse kohe lahti, nad jäävad töötuks ja sama valitsus siis otsustas, et pool personalikuludest mingiks lühikeseks ajaks nendele valdkondadele makstakse kinni. Hüvitatakse, et nad ei peaks lahti laskma, saaksid inimesi lihtsalt tööl hoida ja kui lockdown läbi on, siis kiiresti oma tegevuse jälle taastada, et nad ei jääks ka töötajatest ilma. Sest kui lockdown läbi ja töötajad lahti lastud, kus sa need uued professionaalid saad ja uuesti startima hakkad. Et hästi ärikriitiline situatsioon COVID-i kriisis ja kuna tegemist oli töötuse ennetamisega, siis see ülesanne anti Töötukassale luua täiesti nullist uus teenus, et ettevõtted saaksid siis seda hüvitist taodelda. Ja sellest otsusest selle hetkeni, kui hakkasid esimesed väljamaksed minema, läks 21 päeva, ehk 3 nädalat. Et kuidas on nüüd võimalik, et ühe valitsuse soov on, tähendab sama valitsus, 2 erinevat soovi ja üks organisatsioon suudab selle ära teha 21 päevaga, reageerida selle asja tööle panna ja teistel kuluks 2 aastat ja 110 inimest teevad käsitööd sellel ajal. Et on teil mingisuguseid ideid, mis on see nagu vundament seal taga või põhiline põhjus, miks ühed saavad ja teised ei saa? Ühed saavad kiiresti ja paindlikult, teistel läheb kaua aega. Ei kuulnud?
Ei, prioriteet ei, kindlasti mitte. Ma panen võib-olla siia selle tagasi, eelmise pildi, vastus peitub siin. Ei, taristu, kõik on olemas. Saladus peitub selles, et üks organisatsioon tunneb ja teab oma äriarhitektuuri ja teine organisatsioon ei tea ja ei tunne äriarhitektuuri. Ja sõltub sellest, mida IT-inimesed oskavad talle alumistes kihtides pakkuda. Töötukassa teadis väga hästi, millised on nende teenused. Töötukassa teadis väga hästi, millised on teenuste sees olevad protsessid. Teadis seda detailideni, teadis ka nende alumiste kihtide detaile, kogu see rakenduste IT-taristu teadmine, arhitektuursed vaated olid need olemas ja need olid omavahel seostatavad. Eelmises ettekandes me nägime siin selliseid märksõnu, mis viitasid mikroteenuste arhitektuurile, ehk siis auto näitel, kuidas sa paned need autojupid, ladustad ühte kohta ja siis selle dokkeriga orkestreerid need omavahel kokku ja siis sa saad nagu hästi paindlikult teha, et sul on kasutajaliides ja kogu see IT-maailm all nagu hästi lahutatud. Töötukassal on seesama asi kasutusel, need samad mikroteenused ja kui neil oli väga hea äriteadmine olemas, siis nad võtsid selle uue soovi, tõmbasid selle soovi protsessi mõttes ribadeks ja panid vastu oma olemasolevate protsesside portfelli ja vaatasid, ei ole, selle protsessiga on sarnane. Ahah, me saame kasutusele võtta selle protsessi ja teda toetavad need tehnoloogilise arhitektuuri tükid ja sellisel viisil neid kokku orkestreerides ja väiksed ärireeglid sinna peale pannes me saame kohe teha uue teenuse. Ja see oligi see põhjus, miks nad said selle asja kähku tehtud. Nad ei hakanud nullist programmeerima, nad võtsid ja orkestreerisid olemasolevatest tükkidest uue terviku, panid kasutajaliidese mõttes, mis on täiesti eraldi kiht, sinna need ärireeglid peale, testisid ära ja panid tööle ja automaatselt hakkas tööle niimoodi, et sisestati taotlused, toimus automaatkontroll, kui seal tehnilisi vigu ei olnud, siis läks väljamaksele kohe. Pärast tehti muidugi need valideerimised, et kas oli õigustatud taotlus või mitte. Poliitikute poolt oli muidugi hästi suur surve, et me peame ainult nii-öelda abikõlbulikele taotlejatele selle raha andma. Ja üks väga oluline asi, millise võimekuse Töötukassa läbi selle äriarhitektuuri juhtimise sai, oli see, et neil tekkis võimekus argumenteerida ja diskuteerida seadusandjaga nende soovide üle. Ehk siis seadusandja, poliitikud tahtsid, et õigustatud osapooled saaksid ainult seda raha, sest neil poliitikul on ju vaja ju öelda, me töötame ainult teie jaoks, eks ole, see on häälte kogumiseks hästi vajalik. Ja Töötukassa oli võimeline ütlema, et vaadake, seda eelkontrolli osa, seda funktsionaalsust meil mikroteenustena valmis kujul ei ole. Vaat selle me peame uuesti progema ja siis me oleme võimelised alles 3 kuu pärast selle asja valmis tegema. Ja kuna, nüüd ma panen jälle selle viimase slaidi, siin selle lahenduse üks hästi suur oluline märksõna on ühised eesmärgid kõikidel osapooltel. Valitsus, Töötukassa, ministeerium, tööandjad, töövõtjad oma liitudega olid ka laua taga. Kõik osapooled said aru, et kui me seda kohe ei tee, 3 kuu pärast on hilja, sest siis on juba inimesed lahti lastud ja siis ei ole seda teenust kellelegi vaja. Aga kuna Töötukassal oli see äriteadmise võimekus olemas, siis ta suutis argumenteeritult
luua ja disainida selle teenuse selliseks, et kõik said aru, sealhulgas minister, et nad peavad oma poliitilistes ambitsioonides tagasi tõmbama, nad ei saa seda reklaamlauset pärast meedias välja öelda. Aga kuna oli ühine eesmärk, et meil on vaja kohe päästa, see ajakriitiline faktor, et me tegeleme töötuse vältimisega, me päästame inimeste heaolu siin praegu. Ja ka poliitikud tõmbasid tagasi. Nüüd, kui Sotsiaalkindlustusametil oleks samasugune võimekus, siis nad oleksid juba olnud algfaasis, kõikide nende eelnõude väljatöötamisfaasis, võimelised ka samal viisil argumenteerima seadusandjaga, et miks ja millistel põhjustel nad peaksid ka kompromissidele minema oma soovidega. Vaat kui seda võimekust ei ole, siis tekivadki sellised asjad, et seadusandja sõidab teerulliga üle või siis IT sõidab oma arusaamaga ärivajadustest üle. Ja tulevad välja ebasobivad asjad ja nagu Maret Maripuu väga hästi kirjeldas seda, et tänane Skys on Lottemaa porgandimasin. Ehk siis liidesed on nagu hea välja paistab, nagu äge automatiseeritud ja puha, aga sees käib õudne hekseldamine, eks ole. Ja siis on, ja kuna see masin on nagu piiratud, sinna mahub ainult üks jänes sisse, eks ole, siis kogu see tegelik kiirus sõltub sellest, kui kähku see jänes jõuab neid porgandid seal sees hakkida. Ehk siis kui palju need 110 menetlejat seal SKA kontoris jõuavad neid menetlusi käsitsi ära teha. Aga see on ka kogu see, millega me digiriigis täna tervikuna tegeleme, on ikkagi see nii-öelda seesama hetk, et me oleme digiteerinud ära need nii-öelda paberprotsessid, eks ole, ja nüüd on see, et kus meil on vaja ja võimalus ka tänu mikroteenuste arhitektuurile liikuda nagu teha järgmine tiigrihüpe, kus me saame nii-öelda selle valitsemise ära digiteerida või digitaliseerida. Ehk siis see, et võtta nüüd kätte kõikides eraettevõtetes ja avaliku sektori organisatsioonides see äriarhitektuur nüüd oma kontrolli alla, teha see teadmine endale selgeks. Ja siis meil on võimalik lähtuda ühistest eesmärkidest. Miks on see eesmärkidest lähtumine veel hea? Et kui täna kirjeldatakse arenduse nõudeid just nende alumiste kihtide alusel, et me peab kirjutatud selles keeles vastama sellistele nõuetele, mittefunktsionaalsed, funktsionaalsed nõuded seal andmetele ja nii edasi, see on niisugune üsna selline tehniline nõuete kogum ja kui see arendaja hakkab nüüd tööle, tema vaatab checklisti, et nõuded oleks täidetud, paneb Linuxid kirja, mul on töö tehtud, raha saadud, kõik lähevad laiali, aga tellija tavaliselt ei pruugi olla õnnelik. Nüüd see ühise eesmärgist lähtumine tähendaks seda, ja mis juhtus ka Töötukassas, et ega nendel juhatuse liikmetel, kes seal läbirääkimisi pidasid, neil ei olnud tehnoloogilisi teadmisi, selles diskussioonis ei kasutatud tehnoloogilist retoorikat üldse, sest poliitikud ei oska seda. Aga nii oma IT-osakond kui ka väline arenduspartner, kuna kõigil oli eesmärgist lähtuv ülesanne, mitte nõuete checklist, siis arenduspartner ütles, kuidas seda asja kõige paremini teha. Mingisugust checklisti ei ole, ehk siis kui me mõtleme nüüd sellele, et me suudaks loobuda lähteülesannete koostamisel nendest funktsionaalsetest ja mittefunktsionaalsetest nõuetest, nad on vajalikud selleks, et teatud asju kontrolli all hoida. Kuid see ei saa olla see primaarne asi, mida fookuses hoitakse. Kui me suudaks hankeid korraldada sellisel viisil, et me selle ärivajadusest lähtuva eesmärgi paneme sinna hankesse, et me hangime tiimi, kes suudab selle eesmärgi saavutada. Ja vaat siis, selle asemel, et checklisti täita nõuete juures, hakkab arenduspartner tegema ettepanekuid, kuulge, meie hinnangul need nõuded, mis te olete siia kirjutanud, me oskaks paremini. Lepime kokku, muudame nõuded ära. Teeme hoopis teistmoodi. Selleks, et seda eesmärki saavutada. Ja kui eesmärk on fookuses, siis tekib selline asi nagu partnerlussuhe.
See ei ole enam tellija-täitja suhe, see on partnerlussuhe, kus siis koostöö ja väärtusloome tõeliselt nagu toimima hakkab. Ja kolmas viimane asi on kindlasti on see lõimitud tiimid kui üks suur edu eeldus, ehk siis kogu see meeskond, kes töötab, ei saa olla üksteisest nii-öelda kuidagi distantsil, seal ei tohi olla administratiivseid vahekihte vahel, mingid projektijuhid, arendusjuhid või mis iganes juhid, kes seda ärivajadust peavad tõlkima teostajale. Ärivajaduse omanik, see kas on siis ametnik või spetsialist ettevõttes, nad peavad otse töötama nende inimestega. Seal ei saa olla tõlkes, ei tohi midagi kaduma minna. See tähendab nagu juhtidele, asutuste juhtidele väljakutsena ja ettevõtete juhtidele on see, et see on töökorralduslik küsimus, kuidas sa formaliseerid selle kokkuleppe oma tippspetsialistidega, et nad nominaalsest tööajast peavad mingisuguse osakaalu panustama arendusprojektidesse. No way, öeldakse selle peale. Aga seda tuleb teha ja tuleb aksepteerida asjaolu, et kui on väga aktiivsed ja suuremahulised arendused, siis sellist äripoole panust võib olla vaja 80–100% nominaalsest tööajast. See tähendab, et juht peab organiseerima, et keegi selle põhitöö ka ära teeks, et äriprotsessid ka samal ajal toimiksid. Aga oleks ka projekt toetatud. See, kui jäetakse niimoodi kellegi teisejärguliseks ülesandeks, väljaspool põhikohustuste täitmist, siis sealt ei tule kunagi midagi head. Aga nüüd on see koht, kus ma lasen teid lõunale, küsimused ka. Aitäh, Mihkel. Kas meil saalis on küsimusi? Kohe on üks käsi püsti. Aitäh, Mihkel, huvitav ettekande eest. Kui sa siin mainisid, et järgmine tiigrihüpe on vaja teha riigi juhtimise digitaliseerimisest, siis kes selle hüppe primary client on? Juhid või kodanikud? Sa mõtled, see küsimuse mõte on see, et kes peab selle eest vedama ellu viima selle hüppe või? Ei, kelle jaoks seda tehakse? Kodanike ettevõtjate jaoks, digiühiskonna jaoks, sest ega see digiühiskond meil ei arene, kui seda hüpet ei tehta. Me seisame olukorras, kus me oleme 2 aastat edukalt ehitanud juba seda digiriiki. Me oleme täna olukorras, kus meil on tekkinud juba taakvara, me ei ole enam need värsked tühja koha pealt, puhta lehe pealt arendad, kus kõik õnnestub kiiresti, saab tohutult eksperimenteerida, kiiresti läbi kukkuda, õppida, uuesti arendada. Me oleme täna olukorras, kus meil on jube pusa selja taga, mille eest lahti saamine on nagu väga kallis ja aeganõudev ja riskantne. Ja kui seda nii-öelda, ütleks niimoodi, inglise keeles on hea öelda, et see epoh on nüüd, ütleme, IT-driven business development epoh on läbi saanud. Nüüd on meil business-driven IT development epoh peab algama. Ehk siis ärivajadustest lähtuv IT-arendus, et kõik tuleb allutada ärivajadustele, see muutus on vaja ära teha ja seda ei juhtu muul viisil, kui see kas siis ettevõtte või riigivalitsemine võtab selle nii-öelda, teeb omale selle selgeks, kuidas nad tegelikult toimivad reaalses elus. Ja kõik allutatakse sealt tekkivatele vajadusele, aga seda ei saa IT juhtida. IT oskab toetada ainult, aga seda äri- ja spetsialisti teadmist selles pildis täna pigem on vähe kui üldse. Veel küsimusi saamist? Andrek. Ma lihtsalt ma kommenteerin siin, et väga hästi seletatud lihtsalt, kuna me oleme siin täna sellisel ideede seminaril, siis siit on hea viide sellele, et kõik peaks hakkama ikkagi sellest teenuste disainist ja protsessist, ehk et need tegelikult jõudselt peaksime liikuma just sinna suunas. Täpselt nii ongi. Kasutaja on kõige keskmes, ainult temale loodav väärtus loeb, muu ei ole tähtis, kui seda väärtust ei tarnita, siis kõik eelnev on ebaoluline. Mis on üsna see, mis oli näiteks ka eesmärk
jah, aga see, mis on SKAIS-iga toimunud, nii-öelda see SKAIS2-ga kogu see tants, see ongi selle segapudru tagajärg, millega me tegeleme, ehk siis kuna selle ärivajadustest lähtuvat arendust pole tehtud, eesmärgipõhist lähenemist ei ole osatud korraldada, siis ongi see, et panime IT abil kirja, mida oskasime, ja kuna me ei osanud paremat tulemuslikkust nagu sinna hangetesse välja mõelda, siis otsustasime hinna järgi. Aga siin on ka, Peeter Loorets kunagi õpetas mulle head põhimõtted, mis on termodünaamika teine printsiip, mis teaduslikult tähendab, et energia ei saa külmalt kehalt soojemale lihtsalt niisama üle minna. Selleks tuleb teha täiendavat tööd. Ehk siis, mis IT mõttes tähendab, et igasuguse täiendava korra loomiseks tuleb teha ka täiendavat pingutust ja ressurssi juurde panna. Ja kui sa lähtud ainult sellest, mida sa oled osanud kirja panna, eks ole, nõuetena, ja sa lähtud ainult sellest, mis on odavam, siis see odavam pakkumine ei sisalda täiendava korra loomiseks vajalikke vahendeid. Ja tulebki porgandimasin välja, lipi peal, lapi peal. Mulle natukene tundub, et sa teed siin skaale liiga, et kuna neid partnereid ei ole skaale valitud ime juba hoidu kaua. Sinu 2 lugu, mis sa rääkisid, et kui nüüd selle lapse toetusele oleks andnud ka sellise pandeemia-aegse prioriteedi, all hands on tech 3 kuuga peaks olema tehtud, kindlasti see ei oleks võtnud 2 aastat. Loomulikult, absoluutselt. Võib-olla oleks tulnud selline eraldiseisev suunatud ühte ülesannet täitev masin, eks ole, mitte pandud sellesse monsterisse sinna sisse. Aga see ei olegi süüdi tegelikult, et need tagajärjed on ikkagi sellest, et need praktikad on puudunud ja kogu seda digiarengut on ju tegelikult toitnud ja arendanud ja edasi viinud ikkagi need targad inimesed, kes tulevad IT-maailmast, eks ole, seal on see süsteemne mõtlemine ja algoritmiline mõtlemine on väga igapäevane ja see tarkus on toodud nagu äripoolele appi, eks ole, ja IT on alati aidanud seda teha ja tänu sellele Eesti ongi lennanud sinna kõrgustesse, kus ta täna on, eks ole. Aga nüüd on see koht, kus sellest enam ei piisa, sellepärast et IT-inimesi jääb järjest vähemaks. Gartner ennustab, et see nõudlus kasvab eest ära vähemalt 10 aastat veel, enne kui asjad võib-olla hakkavad paremaks minema. IT ei suuda neid asju ära teha ja kogu selles piirangute kasvades äripool jääb järjest rohkem hätta ja üksinda ja peab hakkama ise ka tegema seda tarkust omandama, et neid asju ehitada ja korras hoida ja jätkusuutlikult ka. Nii, aitäh. Aga nüüd on see, et